ja tere tulemast siis õppejuhtidele 4 lasteaiast üle Tallinna. Kuulge, me oleme teie kolleegidega nüüd rääkinud uuest reaalsusest ja vaadanud just rühmaõpetaja vaadet. Teile küsin ma esimese küsimuse. Öelge palun, kuidas oli olla või on olnud olla läbi aasta 2020 õppetöö juhina lasteaias? Millised on olnud momendid, mis teid on kandnud ja mis on kohe midagi õpetlikku, millest võiks alustada meie tärast arutelu? Olge head. See aasta on põnev olnud, kindlasti uusi väljakutseid pakkunud, et meie lasteaeda kindlasti kandis omavaheline suhtlemine, olukorra kaardistamine ja selline meeskonnatöö ja operatiivne info vahetamine. Et kevadise eriolukorra ajal meie näiteks kohe, et hästi oluline on, mina oma kogemusest räägin, et õppejuhi ja direktori omavaheline koostöö, et meil oleks ühine eesmärk, et me liigume ühes suunas, et meie hakkasime kohe kaardistama olukorda, mõtlema, kes mida tegema peab, et milliseid töid meil on kaugtööks pakkuda lasteaias, sest lapsi me koju kaasa ju ei anna. Ja pidasime oluliseks sellist iganädalast suhtlemist töötajatega, et kui siin eelmises vestlusringis hästi palju mainiti Zoomi, siis meie kogesime, et töötajatele on hästi oluline see, et me helistame neile ka tavalise telefoniga ja nad saaksid rääkida, mida nad kodus on teinud vahepeal, et sellised märksõnad olekski suhtlemine ja info vahetamine. Ja, et toetan hästi Jana mõtet ja meil käis see asi täpselt samamoodi, et tõepoolest me kaardistasime kõigepealt olukorra ja võtsime tegelikult ka fookusesse sellise üldise heaolu, et tegelikult hästi selline teadlik üksteise toetamine. Helistasime, aga me koheselt jagasime ka hästi palju erinevaid ülesandeid kodudesse, nii-öelda lastevanematele, aga ka töötajatele, kes siis olid riskigrupis ja kes jäid koheselt nagu koju ja tööd tegema. Aga mis nad seal kodus tegid? Lugesidki siis erinevate lasteaedade õppekavasid ja arengukavasid, kuna meil oli parasjagu tegemisel ka enda arengukava, siis sealt saime edaspidi väga palju just neile olulisi mõtteid. Oluline oligi see, et anda dokumente lugeda, et nad said oma mõtteid, nagu nad üksinda rahulikult kodus mõtlesid ja said anda oma ettepanekuid ja ka tugevusi, mis me siiani teinud oleme. Et mitte ainult ettepanekuid, vaid ka tugevused välja tuua. Ja kõige olulisem siin juures oli ressurss aeg. Selleks oli nüüd aega. Ja ei olnud võimalik öelda, et ma ei saa seda teha sellepärast, et... Just nimelt. Hästi. Ja, mis õpivõtteid veel? Kuidas teil siis õppejuhtidena kevadel olla oli ja mis sealt õpetlikku? Positiivseid asju öeldi, et ma olen kõige sellega nõus tegelikult, et eks hästi palju taandub nagu inimsuhetele ja ma arvan palju ka sellele, kuidas need inimsuhted enne eriolukorda tegelikult olid. Et meil ka selles mõttes läks minu meelest igati hästi, et ja kommunikatsioon on väga oluline, aga ega ei saa öelda, et segadust ja sellist ärevust poleks olnud, et just, et kui enne oli ka juttu sellest turbulentsest ja reeglite rohkest ajast, et siis praegu on selles mõttes võib-olla juba lihtsam natukene, et mingid kogemused on olemas ja mingid ootused on teada või kuidas käituda, et siis võib-olla see oli nagu juhtkonna poolelt, eks ole, keeruline, et ühtepidi sa pead andma selgeid sõnumeid töötajatele, kohati võib-olla ise ka natuke ikkagi teadmatuses olles, et mis see kõige õigem oleks, kes need on siis riskigrupi inimesed, kui kauaks nad koju peavad jääma, mida nad võiksid teha, mida teevad need inimesed, kellel digivõimekus on väga väike näiteks, et kuidas nendega teha. Aga kokkuvõttes, eks me ujusime ju kõik sealt kenasti välja ja digihüppe toimus nii lasteaedades nagu ka koolides, eks ole, millest on palju juttu olnud. Aitäh! Jah, ma olen tõesti nõus, et kõik sarnased lähenemised. Et eeskätt, ma arvan, number 1 ongi see, et juhtkond omavahel on ühel meelel ja lepib kokku teatud asjades, et mida jälgime, kui kiirelt me edasi lähme, kas päev korraga, nädal korraga, otsustame, mis kanalit me nagu jälgime, kuulame kolleegide kogemusi ja niimoodi samm haaval, päev haaval ja rahulikult ja mitte nii-öelda ise nagu närvitsedes. Mitte ära unustada siis ennast. Just nimelt. Räägime sellest järgmiseks, et nii tore, et see mõttena välja tuli. Öelge, kui teie ülesanne te räägite, oli helistada teistele, toetada, vaadata, et riskirühmad oleksid kodus, kõik see pool. Aga kes teid toetas? Kuidas teie oma tasakaalu hoidsite? Kust teie karikasse tuli?
no mina võin öelda, et kolleegid ikkagi, et me oleme selline toredasti sattunud kokku väga ühtne meeskond ja kõike me arutame omavahel direktoriga, õpetajatega, et hästi selline ühtehoidev tunne oli tegelikult läbi terve selle aja. Ja kui kellelgi ka tekkis väike tagasilangus või selline mure või hirm, et siis tegelikult ühiselt kohe nii-öelda kuulati teda, anti talle mingeid soovitusi ja toetati. Saan ma siis õigesti aru, et julgeti oma hirme ühiselt välja tuua? Meil on küll see, jah. Et mingit sellist tabu ei ole või et peaks midagi varjama. Okay. Et see tuligi just see toetus juhilt ja kindlasti ka perelt, et nüüd meil oli, et sellist vaba aega rohkem, et käisime looduses rohkem, et ka sealt tuleb seda tuge. Ehk et hoidsite ennast ka ise? Just. Mis te veel tegite selleks, et kas keegi teid ka nii-öelda tunnustas, ütles, et sa oled teinud midagi hästi või vastupidi, kuule, sa näed täna grammi juba puhanum välja kui see, kui 13 märts tuli? Ja eks ikka juht tegelikult kogu aeg toetas ja toetas mind konkreetselt, toetas kõiki kolleege ja tegelikult ka igapäevane suhtlus kolleegidega andiski selle tagasiside, et me oleme kõik selles koos, et selline teadlik jaatav meie tunne, et me saame sellega kõik koos hästi hakkama ja et kui kellelgi on mingisugune küsimus või probleem, et siis on alati võimalus pöörduda. Et selline tugi oli nagu kogu aeg olemas, just nimelt kolleegide näol. Just. Seda on lahe kuulda, et tugi oli olemas. Kuulge, aga ma viiks teid selle juurde, et küsida päris ausalt. Me oleme küll täna nüüd eetris, aga unustame selle korraks ära. Kas te juhtidena millegiga alt ka läksite? Me enne eetrit natukene arutasime selle üle. Te olete ühiselt kokku leppinud? Ei ole kokku leppinud. Me jõudsime sellele järeldusele, et ega mingit tohutut altminekut nagu ei suutnudki meenutada, võib-olla oli ja najust kustunud, eks ole, tänaseks päevaks, et muidugi oli katsetusi erinevaid, töökorraldus näiteks, et kuidas seda oleks kõige parem siis teha, kui tegelikult lapsi on ikkagi väga-väga vähe kohal ja nii, et see tunduks siis, kuidas ma ütlen, ka igale töötajale ka selline aus, eks, et kõikide panus oleks piisav, aga võimalikult võrdne, eks ole, et inimestel on tegelikult see ikkagi päris tähtis. Et seal oli katsetamist natukene, aga seda pidi ka siis üsna kiirelt ja operatiivselt siis muutma, kui oli vaja, et meie katsetasime algul ühtemoodi, siis teisiti ja see jäi toimima ja näiteks see võib-olla oli selline katsetamise osa meie majas. Ja et võib-olla eelmisest vestlusringist mul jäi kõrvu, et see info jagamine ka, et millist infot edasi saata ja kui palju seda edasi saata, et eriolukorra ajal tuli seda infot nii palju, et kui iga päev saata hästi pikki kirju, et siis võib-olla lõpuks inimene ei oska seda eristada, et mis see kõige olulisem on, et millega ta oma igapäevatöös arvestama peab, et ma arvan, see kogemus ja see läks ka ajaga järjest paremaks, et selline info selekteerimine, et mis on nüüd see, mis on kõige olulisem ja mis tuleks edasi saata. Jah, ja võib-olla tegelikult võib siia tuua selle nii-öelda õppetöö osa ka, millest oli ka õpetajatel siin päris pikalt juttu, eks ole, et see kompamine oli ju ka, et kui palju siis ikkagi nendele lapsevanematele saata. Ma usun, et sellega läksid, saab öelda, et alt nüüd, aga seda kindlasti kompasid paljud õpetajad ja lasteajad, et mulle tundus ka, et seal jagunesid inimesed nagu lapsevanemad või pered siis nagu sellisesse 3 rühma, eks ole, kes olid väga tänulikud, et neile midagi saadeti, nad said tegutseda, kes vaatasid palju jaksavad ja teevad, mis teevad ja kolmandad siis, kes tundsid ennast süüdi, et nad ei jõua seda teha, mida lasteajad neile saadab. Et seal tuli siis leida oma tee nii-öelda. Ja me lähtusime ka alati sellest, et tegelikult me ei tea ju, mis seal kodus hetkel toimub. Et kas nad on terved, kas nad on haiged, kas on töökoht alles, mis mured neil on, me ei tea seda. Aga meie jätkasime nii-öelda nagu oma tööd, mis sest, et mitte silmast silma ja vahetu kontaktina, vaid tegime oma tööd nii, nagu me oskasime, sealt läbi veebi. Jaa. Öelge, need reeglid, mis järjest tulid, kas teie meeskondades oli ka teie kolleegidelt vastutööd ehk et vastupanu, et ma ei taha neid reegleid, ma nii-öelda sellist vaimset murdumist ja mida te siis tegite? Mina võin alustada. Ja. et ikka natukene oli. Aga see oli tõesti õnneks natukene ja kui me kodudesse jäime, siis oli samamoodi, ma kujutan ette nagu teistel, et iga nädal kindlal päeval meil oli nii-öelda see infotund siis Zoomi vahendusel ja me alustasime alati selle ringiga, et kuidas on läinud,
mis tunded sul valitsevad ja siis nii-öelda oli see kuulamise ring ja jagamise ring. Ja siis juba sealt oli mõnus nagu edasi minna, et sealt juba tulid need asjad nagu esile, saime ära arutada ja toredasti edasi minna. Hästi, mis veel? Ma arvan ka, et Kairiga sarnaselt tegelikult kogu see info selgus ja konkreetsus, et kui on tõesti väga palju infot ja on väga palju nii-öelda reegleid, siis kokkulepped, et kuidas meie siin majas käitume, kuidas infot jagame, et see on see, mis toetab hästi. Ehk ma saan aru, et üldised reeglid võtsite te oma majas ja tegite siiski oma maja kokkuleppe. Et need ei saa olla ripakil ja siin peab asjadel olema eesmärk ja ka teatud tegevusliin, mida me siis oma maja sees oleme kokku leppinud hoida. Ja iganädalane kommunikatsioon nii vanemate, õpetajate ja nii-öelda kogu personaliga, et oleks kõigil ühtemoodi ka asjad teada. Jah, et tegelikult see reeglite kokkuleppimine on võib-olla hea asi, mida tõesti võtta sealt kaasa ka, eks, et isegi kui kes pidas, eks võib olla neid, et kõike ju ei tea, et kes pidas neid nõudmisi võib-olla liiga karmiks, kes pidas neid kohati liiga leebeks. Aga kui me oleme ühtemoodi kokku leppinud, see on oluline, et me lihtsalt teeme praegu nii, näiteks nädal aega, kui rääkida nüüd eriolukorrast või 1,5 nädalat ja siis vaatame üle, vaatame üldise olukorra ja kõik need asjad ja siis võib-olla mängime ümber, jätkame samamoodi ja nii edasi, et tegelikult seda ikkagi tehti, et vastutöötamist nagu ei tundnud, et peeti nendest kokkulepetest kinni. Ja siis see olukord oli uus kõigile, kas päev korraga või nädal. Et see jah, et ei lastud ka oma isiklikke võib-olla selliseid tõekspidamisi sinna tulla segama, eks ole, et ega sa ei pea ju kõigega olema nõus, aga kui on kokku lepitud, siis tehti, et selle üle oli hea meel. Ma olen kuulnud ja lugenud paljudest juhtimisõpikutest, et tunnustamine ja tänusõnade jagamine ja millegi konkreetse eest kiitmine on see, mis isegi väga keerulised olukorrad ikkagi kuidagi hästi ära kanaliseerib. Öelge nüüd sügisele ja uuele hooajale vastu minnes, kas oli midagi, mida te kohe teate ja öelda, et vot meil oli selline õpetlik juhtum, kuidas meie tänasime ja kuidas me viime seda oma lasteaeda ja oma meeskonda, mida ma juhin edasi? Meil oli küll, et alati tasub ringi vaadata, et mida teised teevad. Et mina sain tegelikult selle idee ühelt lapsevanemalt, kus ka kõik on ju kodukontoris juba seal tükk aega olnud, tekib selline motivatsioonilangus ja ma tegelikult tunnetasin ka oma õpetajatele, et see motivatsioonilanguse hetk on kätte jõudmas või mitte juba jõudnud. Ja siis ma saingi lapsevanemalt hea idee, et me juhtkonnaga saime kokku, küpsetasime ise muffinid, kaunistasime ära, tegime nad hästi uhkeks, panime, kiletasime ja viisime igale ühele isiklikult koju ja soovisime peatselt kohtumist. Et selline motivatsiooni üllatus oli. Aitäh! Väga ilus. Mina tahan öelda, et võib-olla kui ma endale nagu niimoodi näkku vaatan ja tagantjärgi analüüsin, siis sellist tänamist või tunnustamist, seda ei ole kunagi liiga palju, et oleks nähtavasti võinud olla rohkem oma sisimas mõtled, eks ole, aga pead rohkem seda välja ütlema, et seda võib-olla ka tavapärases elus, mitte ainult eriolukorra ajal, aga eks me tegime seda ikka. Ja mina arvan ka, huumor tuli siia veel lisaks, et see oli tõeline kingitus, et nalja sai üksjagu palju tehtud ka ja see ilmselt aitas seda olukorda hoida, aga ma arvan, et sellist hea sõna jagamist, see on täna oluliselt suurem väärtus ja ma arvan, et hästi kohal ka, et kohe märgata ja kohe ka kommunikeerida, et see on väärtus. See on hästi tore, et teie arutelus see huumor ka välja tuli. Et moel või teisel ju öeldakse huumori kohta ka, et üht kätt ta vabastab, teiseks annab ta aega sellel ajal, et oma mõtteid korrastada. Ja mõnikord sealt pikalt distantsil olles tõesti tunned, et tahaks nüüd kellegiga niiviisi hambad õues naerda. Et kus see moment on, et tahaks lihtsalt olla. Et võib, et ka juhtub mõnikord juhitöös, et kõike ei saa ette ära kirjeldada. Kõike ei saa ka tippjuht teie käest ülearu ette ära nõuda, vaid et see on see, et kuidas ma seda momenti tõlgendan ja kui ma tunnen tõesti, et motivatsioonipügal on juba 90 juures punasesse, et siis ma tean, et ma sekkun, aga mitte jõuliselt, vaid väärikalt ja väärtust loovalt, eks? Selline humoorikas tore juhtum meil küll seal oli siis, kui keegi enam ei jaksanud dokumendiga tööd teha, siis kõik kolleegid tahtsid ühel hetkel tööle tulla kas või jalgsi, aga peaasi, et saaks tööle tulla ja siis kuna meil on hästi suur õuala, siis me kõik riisusime, koristasime keldrit, aga huumor sealjuures on siis see, et kuidas hoida inimesi
väikese distantsiga ja maskiga. Et see kujunes meil väga selliseks lõbusaks situatsiooniks ja see kestis meil päris pikka aega niimoodi, et et meil liikumisõpetaja näiteks koos rühmaõpetajaga tegid siis väljakutsed töötajatele, kus olid päris keerulised spordiülesanded, et tema näitas ette ja siis meie siis kodus harjutasime, postitasime ka oma videod, et seal tennisepalle pidime kuidagi eriliselt püüdma ja harjavarrega olid harjutused, et see tekitas ka sellist ühtset tunnet, et blogis siis kõik said arutada, kui raske see kõik on või kes saab hakkama, kes kiiremini, kes vajab rohkem sellist harjutamist, et see oli üks selline koht, kus tekkis selline ühtne tunne, et just ikka jälle see suhtlemine, kuhu me välja jõuame, et ka blogides. Ja see suhtlemine ka kogukonnana ehk et teie peal on ju ka väga palju vaadata, et kuidas lapsevanematega läheb. On teie töölauale jõudnud nüüd, kui me kombineerime eelnevast koroonaeelsest ajast, koroonaaegseid ja nüüd siis viiruslainega hakkama saamise ajajärgul erinevaid töövõtteid, et on teie töölauale jõudnud hetki, kus te näete, et lapsevanemad on justkui lasteaedadega töös millestki ilma jäänud? Ja kui on, siis mis see on, millest lapsevanemad on ilma või välja jäänud? Ma arvan, et see on igal perel nagu hästi erinev tunnetus selles osas, et mina küll nagu pean tunnistama, et ma natukene pelgan seda, et võib-olla vanemad tunnevad, et nad on kuidagi ära lõigatud, eks ole, et see uksel üleandmine, väljas üleandmine, ja tegelikult see, et selliste ühiste tegevuste osa nagu füüsiliselt ühes ruumis olemine nii-öelda on ju väärtus omaette tegelikult see vahetu suhtlemine. Et seda on jäänud nagu drastiliselt vähemaks tegelikult lasteaedades. Et eks me ju praegu tegelikult õpime, kuidas siis saada sellest üle, et ma arvan, et me olemegi sellel teekonnal alles, et see on täiesti normaalne, et sa praegu kahtled, kas see on sobilik, kas see on piisav, kas see toimib ja katsetad kõiki neid asju, et jah, et kui me muidu võib-olla kohati kutsusime neid lapsevanemaid isegi maru tihti sinna lasteaeda kohale ja mõned pered võib-olla olid väsinud sellest, kellel oli näiteks 3 last, meeletut seal lasteaia vahet käimist, siis kui nüüd seda praktiliselt üldse ei ole sellist nagu, et siis ma usun, et seda võib-olla igatsetakse ka ikkagi natuke taga, isegi vahete vahel igatsed seda taga. Aga eks tuleb leida siis moodused, kuidas sa seda siis nüüd teisiti teed. Ja teie kolleegid ju tõid välja selle, et loovus on äketsi nagu paisu tagant välja tulnud. Väga paljudel, ma arvan küll, ja väga paljudel asutustel vaatad ringi, siis näed, kui tõesti kihvte asju tehakse. Siis pole kurjast olnud see ütlemine, et kriis ja loovus käivad käsikäes. Aga milliseid hetki veel oli, kus te tundsite, et lapsevanemad jäid justkui millestki ilma? See kriis näiteks meil tõi kaasa selle, et rühmade blogid läksid veel aktiivsemaks, et praegu lapsevanemad küll ei saa sisse, on ju, lasteaeda, et ukse peal räägitakse paar sõna, et aga kõik rühmad peavad blogisid ja panevad siis lastevanematele, kui lapsevanem tuleb õhtul järgi, siis ta juba teab, mida laps lasteaias on teinud, sest et seal on pildid ja seal on päevakirjeldus ja lapsevanemad on väga tänulikud selle eest, et nad näevad, mis lapsed lasteaias päeva jooksul on teinud, mida nad õppinud on, mida nad õues on teinud, mida nad toas on teinud. Ja peale eriolukorda on see blogide nii-öelda tagasiside veel nagu aktiivsemaks läinud. Et just, et seda nad teavad, mis lasteaias toimub iga päev, et mis tegevused on, pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, meil on väga toredad pildid seal laste tegevustest ja jutt seal juures, et võib-olla just sellist lapse üleandmisel, et nad ei saa nii palju infot võib-olla, kui nad tahavad, aga üritusi on hästi palju õue viidud, et teine märksõna ongi õues olemine, Zoomi kõrval on see õues olemine, et hästi palju ollakse õues, et on koosolekud on õues, on lõpupeod õues, igasugused üritused viiakse läbi õues. Et see on üks märksõna ka. Aga öelge, miks me seda varem ei teinud? Miks seda koroonat siis meile vaja oli? See elu siis kipubki nii olema, et sul peab mingi sundus olema, midagi muuta. Tihtipeale võib-olla. Ja eks ikka ollakse ju vanas kinni, see on ju inimlik täiesti. Natuke, no on ju ikkagi, et see on mugav ju ka, ühtemoodi teinud ja see on ju toiminud ja nii. Et aga tõesti, ma arvan, et see väike sundus on tegelikult avanud meile võib-olla ka sellise natuke teistsuguse maailma lihtsalt. Ja. Et kui tuleb teisiti teha, siis lihtsalt teed.
minu meelest ongi praegu selles mõttes põnev aeg, et kuidas kui nii saab öelda, praegu põnev aeg, et ma soovin kõigile palju tervist ja et need haigused meid ei kimbutaks. Aga üks põhiteema ongi ju see, et kuidas ikkagi saaks teha neid pidusid ja kuidas ikkagi kaasata lapsevanemaid lasteaiaellu. Et ma kujutan ette, et me ei ole ainukesed, kellele jõulupidu tuleb Zoomis ja kõik sellised asjad, et see on tavaline. Ja kuidas see õppimine nähtavaks siis muuta, aga ütleme füüsilises kontekstis, et kui vanem tuleb järgi, siis need suured ilusad aknad, mis meil lasteaias seal koridoris on, siis need on kõik nagu pildid on sealpool, et on võimalik seda näitust ka väljapoole korraldada või siis teha virtuaaltuure või siis korraldada mingeid virtuaalnäitusi, et see kõik on võimalik. Ja tegelikult ma arvan, et see aeg ongi meil õpetanud hästi palju nägema nagu teistmoodi, et on ka teistmoodi täitsa võimalik. Kuulen just seda sõna, see teenuse disain, eks, et me disainime oma teenuse ringi selle järgi, et lapsevanem saaks kohal olla nendes hetkedes, mis talle täna seoses nende piirangute ja selle viiruspuhanguga on võimalikud lavastada. Ja me lavastame seda sama suure loovusega, aga selleks pidi see moment meid tabama, eks. Ja kindlasti just selle õue lasteaia nii-öelda osakaal, see on täiesti imetlusväärne, sellepärast, et meie täiesti kolisimegi peaaegu, et õue, kogu kätepesu, kuidas meie töömees nii-öelda ehitas koos lastega selle kraani võimaluse, kuidas kogu söömine kolis õue, ise teenindamine, iseseisvus lastel. Et kõik need tohutud toredad võimalused ja tegelikult see muutubki niimoodi päris tegemiste läbi väga nähtavaks, sest et laps on juba omandanud ja ta ju rakendab seda kõike kodus. Need on päris asjad, päris tegemised. Iseseisus on ja see märksõna, et lapsevanemad on ka öelnud mulle, et lapsed on nii iseseisvaks saanud, et lapsevanemad majas ei käi ju, nad annavad lapse õues, siis lapse, kui ta õhtul koju läheb, ta peab juba teadma, mis ta kaasa võtab, ta peab oma asjad pakkima, millised riided võtta, et kas ma homme tulen või ei tule, kas ma pean kõik asjad või jätta mingid asjad ka. Päeva planeerimine. Just, et lapsed on väga iseseisvaks saanud, et seda on ka lapsevanemad öelnud. Seda on täitsa põnev ka kuulda klassiõpetajatelt, kellega nüüd stardivad näiteks peale nüüd seda hooaega siis lapsed kooli, et kui palju on seal rohkem iseseisvust, eks? Kuulge, ma kuulan teid neid tohutult lahedaid ideid rääkimas ja küsin, kuidas te need nüüd kapitaliseerite? Kuidas te toimetate ja juhite ära kollegiaalse õppe ja nendest kõigist mõnusatest detailidest hoopiski uue käiguga lasteaedades edasi minemise? Kuidas te kapitaliseerite selle kogemuse? See läheb ju meelest maha, kui me seda kuidagi endale ei talleta. Ma mõtlen ka, et see, kas me oleme nüüd rühmaruumis või oleme me õues või oleme me veebis, et me jätkame põhimõtteliselt ikkagi samamoodi, lihtsalt keskkond on erinev. Ja niimoodi sammhaaval ja siis tulevadki mingid üllatused, mingid uued mõtted, mingid uued katsetused ja nii ongi. Ja täna märkab tõenäoliselt ka täiskasvanu, et tema on sageli õppija rollis ja võib-olla siis saab selgemaks ka see, et õppimine on eelkõige dialoog, et ei ole kuskile nii-öelda teadmise andmine, vaid ta ikkagi sünnib dialoogis ja õpetaja ja ütleme, kogu personal on ikkagi väga teadlikult seotud kogu sellega, et kui on seda töörõõmu ja lusti, siis on seda kõike nii-öelda tunda ja näha ka laste peal. Et see võiks olla küll selline mõte. Ja hästi suur pluss jälle me enne rääkisime, tuli, et kuna toimub hästi palju tegevusi õues laste üleandmine, siis lapsed on väga terved. Lapsed on tõesti väga terved. Personal ka. Ja personal ka, et lapsi käib väga palju kohal nüüd, nad on vähem haigeid just tänu sellele, et nad tulevad hommikul, nad on õues ja siis nad lähevad uuesti lõuna ja õue pärast magamist on jälle õues, et sellist värskes õhus viibimist on väga palju. Ja meil on aeg tänane aruteluring lõpetada ning küsida teie käest pead viimane küsimus. Öelge nüüd omalt poolt juhtidena. Mis on see, millest teie soovitate jõudu ja inspiratsiooni edaspidiseks sellest turbulentsest 2020 kaasa võtta? Inimesed on ressurss. Eelkõige läbi heatahtliku jaatava maailmanägemuse. Jah, mina nõustun ka tegelikult sellega, et hästi palju avanes tegelikult inimestes nende uusi külgi või uusi selliseid võimekusi ja paljud tegelikult inimesed, keda ju igapäevaselt näed ja tead,
ikkagi avasid ennast uuesti. Üllatasid. Ja üllatasid ja väga positiivselt ja ma usun, et see meeskonnatunne on kasvanud, et selle võtaks küll siit kaasa. Ja kui rääkida sellest, et meelest ära ei läheks, siis ma arvan, et tegelikult ega ei lähe sellepärast, et juba ongi, me oleme juba nii harjunud selle teistsuguse eluga, et päris samasse võib-olla tagasi enam tegelikult ei kukugi, isegi kui üritaks. juba on lihtsalt teistmoodi ja oleme harjunud sellega. Mitte karta neid uuendusi ka, et just see, et tegelikult on meil väga põnev aeg selles mõttes, et on toimunud muutusi ja pigem selliseid positiivseid muutusi lasteaias. Ja see, kuidas teha õppimine nähtavaks, et sellest on tegelikult aastaid räägitud, et jah, me näeme kunstitöid, aga midagi muud lapsevanem ei näe, siis tegelikult see on väga palju muutunud ja ma arvan, et see on üks asi, mida kindlasti peaks jätkama. Meeldib ka just see mõte, et kui me kuidagi see maailm meie ümber kogu aeg tohutu kiirusega edasi läheb ja lasteaedadele ja koolidele tulevad kogu aeg uued ootused, uute suundadega kaasaminemise sellised projektid, võiks nii öelda, et siis vahest mõtled, et no miks meie ei lähe, võiks ka kiiremini, teeme ka, siis jälle see oli üks selline sundus või mingisugune, sa oled lihtsalt dilemma ees ja fakti ees, et ma peangi muutma nüüd ja täna ja praegu. See oli nagu, on tore, põnev. Teid kuulates tekib tähendus sellele sõnale lähenemine, mis on tänase meie veebis toimuva konverentsi, kõigepealt siis arutelud, siis eksperdid ja vahele 2 juhi sõnavõtud, täna sellise veebikonverentsi nagu kandev teema. Et see uutmoodi lähenemine võib, et ei oleks tulnud, kui poleks kevadel sellist võnget olnud. Ja see uutmoodi lähenemine, et te olete nagu loovuse ja kriisi osanud nii kenasti ära lahendada, viib isegi mõtteni, et see, olgugi, et meil on hetkel lähenemispiirang, on see lähenemine teie töös sellele ametile ja sellele sisu loomisele tõesti omandanud uue tähenduse. Nii on. Ja mul on nüüd küsimus teile. Raamatut ei jõua, aga kui nüüd ajakirjas direktor tuleks teist lugu, milline oleks see pealkiri teie juhtimistööst? Palun, kõigile sõna. Mina olen suur vabaduse pooldaja, et minul oleks kindlasti see pealkiri otsustusvabadus, et tuua välja parim kõigis või midagi sellist. Hästi. Kuna ma olen noor õppejuht, selles mõttes alustanud 3 aastat õppejuht olnud, siis võib-olla midagi sellist, et kuhu mind kohe nii öelda nagu loobiti, et millega ma pidin hakkama saama ja kuidas ma sellest välja tulin ja mis on need minu õppetunnid ja head näited. Kostid nagu lustiga loobitud, eks? Hästi? Ma arvan, et see võiks olla töörõõm, et kuidas hoida üleüldiselt hoida ennast, hoida teisi ja hoida seda meie tunnet. Aitäh. Ja mina lähtun meie lasteaia nimest, siis oleks pealkiri Kuldaväärt kullatera. Suurepärane. Me oleme nüüd oma aruteluringiga jõudnud teiega sinnamaale, et tõesti aeg on nii kiirelt muutunud ja samas nii võimaluste rohkelt muutunud, et võib-olla mõnda juba olemasolevat raamatut tundubki juba liiga aeglane ja vanamoodne lugeda, mistõttu on tänane konverentsi esimese arutelu osas siis olnud kõik meie panelistid, saavad endale kingituseks hoopiski ajakirja Edasi. Edasi on üks hariv ja tähendust loov ajakiri, millega me loodame, et me anname teile tõesti tõukega vihje, et koguge ja kapitaliseerige neid kogemusi kas blogidesse, digilugudesse või videovaadetesse või miks mitte ka raamatutesse või oma lasteaia ajakirja, sest see muutus ei pruugi jääda muutusena, kui me laseme tal tagasi kukkuda või laseme selle rutiini endale taas kaela. Ütleme teile siin suur aitäh